Selliselt kõlab ansambel Pantokrator aasta 2025 sügisel ja seda siis akustilises vormis. 1981. aastal loodud, tõsi teise nime all tegutsenud kollektiiv on erinevate koosseisude kiuste siiani muusikalises vormis ja pakkumas väga kvaliteetset naudingut. See motivatsioon on see, mis lapsepõlvest tabas, see tohutu soov luua ja teha. Ma ei ole selle peal väljas, et saaks kangesti lava peal just see loomingu pool. Aga ega me kadunud ei ole tegelikult olnud. Me oleme kõvasti lindistanud kõik see aeg. Ja nüüd me oleme 3 plaati korraga väljas. Me oleme 3 plaadi materjal koos. Praegu ilmus triloogia esimene plaat Déjà Vu. Järgmisel aastal on Shakespeare'i sonetid, ülejärgmisel jälle Eesti poeesia. Nii et bändi poolt vaadatuna ei ole kadunud, aga publiku poolt pikk loominguline periood vahepeal. Pantokraatorid Tartus ellu kutsunud ja tänaseni lugusid kirjutav Erik Sakov ei arva, et need lood, mis avalikuks nüüd saavad, vahepeal sahtis oleks kopitanud. Nendega on prooviroomis tööd tehtud ja nüüd on aeg need avalikkuse ette tuua. Näiteks on meil nüüd uus kitarrist Elmar Liitmaa. Koos ühe interpredi vahetamisega vahetub ka see keel. Bändi sisene dünaamika kindlasti, aga soundid, asjad, lähenemine, ülimusikaalne Elmar, mismoodi tema mängib seda asja. Ja kui võrdle nende kitaristidega, kes meil varem on olnud, siis see annab väga palju nagu sellist stiilimuudatust. Teine asi on uus laulja, meil on Taavi Peterson. Harva on need juhused, kui Eestis muusikat välja antakse nii kunstipäraselt, nagu Pantokrator selle uue plaadi Déjà Vuga on teinud. See on selline raamat, ma ei saa seda siin küll kaamera eest väga palju lehitseda, aga siin on tegemist tõelise kunstiteosega ja kuulub sinna komplekti ka. Lisaks saate soetada ka vinüülplaadi, mis on samuti Eesti tingimustes ikkagi suhteliselt harv nähtus. Mis aga kogu selle plaadi ja CD puhul kõige olulisem, seda soetades toetate Vähiravi fondi. Kogu plaati räägib sellest, et laske inimestel elada, laske olla. See kogu plaadi idee põhineb August Sanga luuletusel Inimsoo hämarus, mille ta kirjutas 38. aastal. Ja nüüd kõik tundub, nagu oleks täpselt samamoodi jälle. Ja võt sellepärast kogu see plaati läbi leitmotiiv viib kuni selle Liivi luuletusele, mis ütleb, et kõike kartma ei pea ja tuleviku pärast ei pea nii hirmsasti muretsema. Ja siis see, et sa ostad plaadi, saad hea karma peale hea muusika ja see teeb kellelegi head. Meile läheb see väga korda ja kõik need 3 plaati, mis me nüüd välja anname, kõik annetame Vähiravi fondile.